Head inimesed, on suurepärane au ja väga hea meel täna siin teie ees seista esimest korda sellel kõnekoosolekul osaleda ja siin ka kõnet pidada. Ma näen siin inimesi, kes on selle aja inimesed, kui siin toimusid esimesed sündmused. Ma näen siin inimesi, kes teavad nendest sündmustest. Nad on võib-olla nendest lugenud, aga nad ei ole siin ise olnud, aga nad oskavad neid hinnata. Ja ma näen siin ka selleealisi inimesi, kes ise võib-olla 30 aasta pärast saavad aru, et nad olid täna siin ja miks nad siin olid. Täna me oleme kuulnud mitmeid sõnavõtte. Me kuulsime Laglet, me kuulsime Tunnet ja need olid väga emotsionaalsed ja ma kujutan ette, et need emotsioonid võrreldes meie emotsioonidega, mida meie siin täna kuulsime, olid teie sisemuses oluliselt suuremad ja ma kujutan ette, et kui see pilt teie silme ees täna kangastus, kui te siin rääkisite, millest te rääkisite ja need hetked teile meelde tulid, et võib-olla teil ei olnudki väga kerge seda täna siin teha ja rahva ees nendest sündmustest kokkuvõtet teha ja ülevaadet. Mul on ääretult hea meel ja ma tahan tänada Saarat, kes siin just enne mind esines sellise sisuka ja niivõrd sügavate mõtetega etteaste eest. See oli suurepärane etteaste ja suurepärane kõne. Aitäh sulle! 30 aastat tagasi, 23. augustil 1987 olin ma ise äsja ülikooli lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi ja nagu tollel ajal kombeks suunatud Paidesse tööle. Ma ei olnud ise siin nende sündmuste ajal, aga ma mäletan kas detailideni, aga ikkagi ma mäletan nende sündmuste aja, nende sündmuste arutelu, diskussiooni ühiskonnas. See oli selles mõttes imeline aeg, et ta tegelikult avas tee julgusele, avas tee tahtele liikuda edasi oma riigi loomise suunas, aga tegelikult need tunded ja need mõtted, need olid tegelikult väga keerulised ja vastakad, sest me teame, et mitte kõik ei olnud seda meelt, et need on just sellel ajal, need on just need õiged sammud ja need sündmused tekitasid ka väga paljudes inimestes pelgust. Aga müts maha nende inimeste eest, kes olid siin nende sündmuste korraldajad, eestvedajad. Neid oli kindlasti oluliselt rohkem, ka nimed on siin läbi käinud täna, lisaks Laglele ja Tunnele. Et nad võtsid selle tee ette, nad julgesid seda teha, sest ega teie nii-öelda tolle aja poliitiku tee jalanud just Tirvepargist, millest Lagle rääkis täna. Pool aastat varem nad vabanesid vanglast ja juba poole aasta pärast tekkis ikkagi see tahe ja julgus tulla uuesti ja rinda pista selle võimuga, kes nad sinna vanglasse saatis. Kas ka täna väga paljud seda julgevad? Ma ei tea, ma kahtlen selles. Kui ma enda seda nooruke aega mõtlen või noorusaega, siis Saaremaa poisina ma võin öelda, et minu elu oli selles mõttes turvaline, et mul ei olnud kokkupuudet repressiivorganitega ja ma ei osanud seda tõepoolest ka 30 aastat tagasi selles mõttes hinnata, et millised riskid või millised ohud sellistel sündmustega võivad kaasneda. Need inimesed, kes siin 30 aastat tagasi olid, ega nad ei saanud ju kindlad olla, et nad siit Irvepargist, kui see sündmus lõpeb, et nad astuvad Reipalt kodu poole ja asuvad õhtul lähedastega
kodus laua taga arutama, et mis toimus ja kuidas asjad läksid. See oleks võinud minna ka väga vastupidi. Ta oleks võinud tee edasi minna kinnipidamisasutusse ja veel hullem kui väljasaatmine Eestist kaugele maale. Tahame mitte, aga seesama Molotov-Ribbentropi pakt, mille avalikustamise eest 30 aastat tagasi võitlust alustasite. Ta on mingis mõttes mitte otseselt see pakt, aga seesama idee või seesama mõte, mis selle pakti avalikustamisega alguse sai. Ega ta ei ole tänagi leidnud sellist väga ühest ja väga kõigi poolt aktsepteeritud arusaamist ka demokraatlikus läänes, kuhu me täna kuulume. Tunne on seda protsessi vedanud Euroopa Liidu parlamendi saadikuna kogu hingest ja nii, kuidas ta on seda jõudnud. Tema on viinud olulise osa sellest mõistmisest Euroopasse, mis ja mida kujutas endast Molotov-Ribbentropi pakt ja mida ta tegi nendele riikidele, nendele rahvastele, kes selle pakti tulemusena allutati võõrvõimule ja sureti raudse kardina taha. Aga nagu ma ütlesin, et ka täna tegelikult ei ole see selgus lõpuni tekkinud. On endiselt vaja meil, lätlastel, leedukatel, poolakatel, nendel riikidel, kes on oma nahal kogenud Nõukogude Liidu represseerivat toimet ja tegevust, on endiselt vaja selgitada ja selgitada ja selgitada, mis tegelikult toimus. Paljud meie tänased head partnerid Euroopa Liidus, meie head partnerid NATOs, nad tegelikult ei mõista tänaseni päris lõpuni ja sügavuti, milline see olukord oli tegelikult ja mis kaasnes Molotov-Ribbentropi paktiga nendele vallutatud, anastatud vabadele riikidele. Ja miks ma sellele peatan? Et ma tahan tuua siia lõpetuseks sellele ka ühe hea näite. Urmas Reinsalu rääkis konverentsist ja MRP pakti nende käsitlemise aastapäevale pühendatud konverentsist, aga see jookses läbi ka uudistes, et üks Euroopa minister, nimelt Kreeka justiitsminister, ütles, et tema sellele konverentsile ei tule. Nemad seda ei pea oluliseks ja siit ongi küsimus, et mis on siis nende väärtused? Kas see, et kui sa ise oled seisnud kõrval, sa ei ole pidanud läbima seda valu ja vaeva, neid kannatusi, kas see annab õiguse ignoreerida ja teistega olla mitte nii-öelda kaasas, lojaalne. Samas paljudes asjades Euroopas me tahame, et mis meil täna on probleemid, et me üksteist toetame ja seesama Kreeka tahab väga, et teised Euroopa Liidu liikmesriigid teda toetaksid, küll fiskaalselt ja küll põgenike kriisi lahendamisel. Ja lõpetuseks, alles hiljuti tähistasime oma riigi taasiseseisvumise aastapäeva. Iseenesest on see rõõmussündmus, aga tegelikkuses ei oleks pidanud ju seda üldse olema. Miks me peame tähistama taasiseseisvumist? Aga see oli vägival akt, mis vahepeal meie iseseisvuse katkestas. Nii et tundke rõõmu, et meil on ikkagi võimalus seda 2 pidupäeva tähistada. Ja veel kord, suur tänu ja tunnustus nendele inimestele selle julguse, selle vapruse eest, mida te 30 aastat tagasi välja näitasite. Sellega algas ju tegelikult
tee Eesti iseseisvuse taastamisel. Sellest me saame kõik aru. Aitäh teile! Elagu Eesti!